Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 86. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu huubis. Täna ma kutsusin külla ühe inimese, kellega me oleme tööalaselt kokku puutunud juba aastaid tagasi. Siis küll alustasime jutustamist jalgpallist, kui ma õigesti mäletan. Tänaseks päevaks on meil saanud ka koolikaaslased, kursusekaaslased, aga sellest me võib-olla nii palju ei räägi. No vaatame, kuidas jutt jooksma hakkab. Tere tulemast, Raimo Koger. Tervist, Regina. No kui me sinuga alustasime jutustamist omal ajal Tre raadios, siis sa tulid just minu mäletamist mööda sellega, et olid jalgpallile Tammistes nagu hoo sisse saanud. Kuidagi vist oli ju, tulid midagi ju tutvustama meile mingit asja. Ja oli küll. Vist me oleme aastate jooksul nüüd siin rohkem kokku puutunud, aga vist esimene kontakt oli äkki sellega, et jalgpalliklubi, mis sai Tammistesse loodud ja siis see oli selline hea võimalus meile promo teha. Kuidas sina selleni jõudsid, et hakata jalgpalliklubi Tammistesse tegema? Et lihtsalt nagu anna tausta, kuidas see sündis üldse? Täiesti selline asjade kokku sattumus, et Tammistes on noored aktiivsed inimesed, omavahel käiakse läbi, mingi hetk rääkisime juttu, kes millega varasemalt tegelenud on. Panime nagu nii-öelda mõtted kokku ja pead kokku ja täiesti, nagu ma ütlen, et sihukene uitmõte, mis jäi täiesti tühja koha pealt alguse ja siis hakkasime toimetama. Ja te vist isegi tegite mingi väljaku ju kuidagi oma jõududega korda või mingi taust oli, ma mäletan. Ja ütleme, et see sama koht, kus meil täna Tammiste kogukonna keskust ehitatakse. See oli siis, kuidas ma ütlen, otseses mõttes öeldes selline kesapõld ja siis omaenda raske tehnikatega sai sellest kesapõllust tehtud jalgpalliväljak ja siis eks sellega oli sellist vaeva kõvasti, et sai seda seal igatpidi hooldatud ja väetatud ja liivatatud ja täna selles suhtes seal ikkagi trennid toimuvad ja sama koha peale peaks siis ikkagi mingi hetk tulema selline täismõõtmete staadion koos korraliku jalgaväljakuga. Aga kuidas sul tänasel päeval on veel lapsi ka, keda sa juhendad või on sellega juba? Ei, ütleme nii, et sõltuvalt tänastest töökohustustest, siis et ütleme, et jalgpallitreeneri rollist ma olen ikkagi nüüd välja astunud, et ütleme, et pole lihtsalt ajalist ressurssi selle jaoks. Ja sellest hetkest siis, kui sa seal lõid koos kaaslastega siis selle jalgpalliväljaku kogu kupatuse struktuurisin ümber, siis said sinust spordikeskuse juht või? Jah, kusjuures see niimoodi oligi, et mingi hetk Tori vald, ütleme seoses nüüd jällegi selle Tammiste kogukonna keskuse loomisega, lõi spordikeskuse. Spordikeskuse mõte oli siis see, et see ei oleks lihtsalt üks selline maja kuskil, vaid see siis haldaks sporti üle Tori valla. Ja siis mina olin esimene spordikeskuse juht, et täna küll on mu amet üle võetud, aga ütleme, et siis 1,5 aastat sisuliselt aitasin Tori vallas sporti edendada. Ma teengi seda täna muidugi oma uues rollis, aga ütleme, et see oli siis terves Tori vallas spordi ja liikumise edendamine. Kuidas see välja nägi? Et mis algatusi, mis tegevusi te siis tegite? Eks spordikeskusel on ju, ütleme, et põhimäärus, mille järgi peab siis oma nii-öelda rolli täitma, et üks osa on siis see, et oleks nii-öelda rajatised hooldatud, mänguväljakud korrektsed ja ohutud. Lisaks on vaja siis, ütleme, selliseid uusi trenne, liikumisüritusi nii-öelda valda tuua ja siis 3. on ürituste korraldamine, et see suures pildis ongi siis spordikeskuse juhi igapäevatöö. Milliseid ägedaid ja teistsuguseid algatusi te tegite? Ma tean, et mingi asjaga te olete niimoodi mingi sammu kogumise kampaania või ma ei mäleta, mingi asi see oli, millega usinasti Tori valla koolid kaasa tulid, miks ma tean, et see, et mu enda poeg ja tütar käisid samal ajal Sauga põhikoolis, et siis ka neil nagu tutvustati seda, et sellepärast ma nagu uurin, et mis algatus see siis oli? Ja see oli sammulugemise võistlus, et see oli ütleme, et 5 Tori valla kooli 6 aja jooksul ja siis koguti oma kooli jaoks siis samme. Et minu mäletamist mööda oli vist, et kokku sai kogutud 112 miljonit sammu, mis on siis rohkem kui 2 ringi ümber maakera. Ja ütleme, et jällegi minu mäletamist mööda oli see, et kas üle 600 lapse oli äkki, kes üritusest võttis osa. Ja Sauga kool oli tollel hetkel selline väga eesrindlik.
et mitte ainult siis ütleme koolilapsed, vaid ka koolitöötajad väga-väga aktiivselt neid samme seal kogusid ja eks kuidas ma ütlen, auhinnad olid ka igati sellised väljakutsuvad, et siis ikkagi nagu väga hästi tuldi selle teemaga kaasa ja ütleme, et see oli tõesti üks väga korda läinud üritus. Ja siis võib-olla üks kõige suuremaid võite, mis ma kindlasti ütlen spordikeskuse juhina, oli siis multispordiringi alustamine, et see on siis ütleme põhimõttel, et lapsevanematena, ütleme siis poja isana ma võin öelda, et küllaltki selline tavapärane on see, et noh, ise nagu jalgpalli vaatad või oled mänginud, siis on see, et noh, poeg ka jalgpallitrenni. Kas talle see ala sobib või kas talle nagu meeldib, on ju, et noh, ega ei teagi ennem, kui ta nagu nii-öelda ei ütle. Aga multispordiringi mõte oli siis see, et saaks proovida sellised natuke alternatiivsemaid spordialasid ja olekski need võimalikult erinevad. Noh, seal on näiteks vehklemine, sulgpall, kergejõustik on selline traditsioonilisem, aga näiteks ongi tennis. Et sellises roteerumise käigus iga nädal uued nii-öelda spordialad ja lõpuks on siis mõte see, et laps endale selle nagu sobiva spordiala leiaks. Ja ütleme, et suurem mõte on see, et kui täna on see liikumine igas võtmes on sellises tugevas allakäigutrepis, et kui nüüd liikumistunnid kokku panna, siis multispordiring, mis on siis 3 korda nädalas, tekitaks lapsele võimaluse 5 päeval nädalas liikuda. Et meil tihtilugu võetakski seda liikumist nagu, et ei tohi võib-olla üle pingutada, siis me alati rõhutame, et me ei räägi tippspordist, me räägime liikumisest. Et täpselt samamoodi nagu sa iga päev sööd või pesed hambaid, siis on oluline iga päev liikuda. Ja seda me üritame ütleme Tori valla koolides tänaseni hästi-hästi aktiivselt juurutada. Et see multispordiring on jätkuvalt selline teema? Jaa, absoluutselt. Absoluutselt. Ja ütleme, et nüüd uuest õppeaastast, et kuna see oli nagu esimesel aastal nagu natuke selline pilootprojekt, et tahtsime näha, et kui palju tulevad kaasa, kuidas on huvi, kui palju siis ütleme lapsi jääb seal käima, et uus asi on nagu tore, aga meie huvi oli ikkagi see, et see oleks selline püsiv. Siis uuest aastast kindlasti me soovime neid kooliastmeid kaasata rohkem. Et algselt oli siis 1.–3. klass. Ühes koolis me saime nagu 4. klassi veel juurde, aga me oleme koolidirektoritega rääkinud, et ta lõpuks võiks ikkagi päädida sellega, et vähemalt põhikooli astmeni välja. Kuidas siis esimese aasta tulemused näitavad, et kuidas noortel pisikestel mugulatel see huvi liikumise vastu on? No huvi on jätkuvalt suur, eks ütleme, et ta on jäänud suht samasse tasemesse, mis ta esialgne registreerimine oli, küll selles võtmes, et võib-olla niisugune 10 last on nagu ära kadunud, kes võib-olla ikkagi soovinud, aga õnneks on ka jooksvalt nagu juurde tulnud. Et ta on jäänud selliseks stabiilseks nii-öelda, aga nagu ma mainisin, et lapsed käivad ka täna väga paljud trennis, et kes käivad jalgpallides või muudes huviringides, et need lapsed ei olegi meie jaoks murekoht. Et see, kas ta käib nüüd multispordis või jalgpallis või kergejõustikus, kõik on väga-väga fine sellega, aga just ütleme, et need lapsed, kes täna siis ei ole endale leidnud võib-olla sobivat sellist spordiala või mingit ringi, et me just nemad sealt nagu nii-öelda kätte saaks. Ja niisugune hästi tähtis osa oli seal, et ta oleks nagu võimalikult koolipäeva osa, et ei tekiks seda auku sisse, et koolipäev saab läbi, et siis on võib-olla 2 tundi mingit ootamist ja siis on trenn, et see on siis kohe peale koolipäeva. 2 korda nädalas on ta siis kohalikus koolisaalis, aga kord nädalas on siis Pärnus Kalevi hallis ja transport oli siis ka meie poolt garanteeritud, et lapsed võeti bussiga peale, viidi spordihalli ja tuuakse pärast koju tagasi. See on nii oluline, et selliseid võimalusi luuakse, sellepärast, et tihti on see, et kui lapse vanem on samal ajal tööl, tal ei olegi võimalik lasta transportida, kui ta nagu väljaspool kooli piirkonda. Või teine asi on see, et kui see koolipäev läbi saab ja sinna paus tekib, siis mitte keegi ei viitsi tagasi tulla trenni nii-öelda, kui see ei ole nagu sisemine sund nii-öelda piltlikult öeldes. Eks see vaata tegelikult on selles võtmes, et väga hea, kui on lapsevanematel võimalus, et sa võib-olla ei pea kella 5 kontoris olema või siis kuskil mujal ütleme selles töökohas. Et aga kui sa võtadki, et näiteks 1. klassi või 2. klassi laps lõpetab sul seal koolipäeva näiteks ma ei tea, kell 12 või kell 1 ära, siis ta tegelikult 4 tundi on üksi. Ja et me lihtsalt loodame, et las ta siis kodus võib-olla kas või telefonis, aga ta peas, et kuskile hulkuma ei läheks. Et aga kui me saame tekitada, et selle olukorra, et vähemalt ütleme selline tund aega on ütleme siis see trenn või liikumine on ju, nüüd transpordi osa seal juurde panna, ta läheb sealt koju ka, et me tegelikult võtame sellise 2-tunnise lõigu sellest 4 tunnist võib-olla, kui ta kuskil üksi seal on, et võtame juba ära, et see on nagu väga-väga suur samm võib-olla lapsevanema meelerahuks samamoodi, et hästi süke oluline et jällegi jõuan sinnamaani välja, et
lõpuks oleks ikkagi soov, et see olekski nagu nii-öelda koolipäeva osa. Kuidas selle mõtte peale tulid üldse või tulite meeskonnaga, et see multispordiring, no see on ikka väljaspool kasti tegelikult või kuidas te selle peale tulite? No, ma kindlasti ütleme siin ennast võõraste sulgedega ehtida ei saa, et see ei ole minu mingi originaalmõte. Tegelikult Eestis on ka üks selline programm löödud mingi hetk käima nagu sport koolis, mis on küllaltki sarnane, võib-olla selle erinevusega, et seal on siis 3 spordiala. Seda mingi hetk nagu hästi aktiivselt üritati käima saada. Ma lihtsalt ka eile Pärnumaa Spordiliidu üldkogul nägin neid numbreid, et see koolide osalus oli hästi tagasihoidlik. Aga ütleme siis võib-olla selline alternatiivina olümpiavõitja Gert Kanter on siis Tallinna, ma eksin äkki 6 või 7 koolis on lükanud käima selle sama multisport oligi selle asja nimi. Ja mina kuulsin sellest multispordist, mitte spordist koolis. Ja siis mingi hetk käisin Tallinnas, kohtusime, rääkisime. Siis meil oli Tori vallas üks selline kevadseminar tulemas, kus on vaja siis erinevate valdkondade inimesi kohale kutsuda. Ja kuna tollaegne teema oli vist, üks plokk oli seal äkki vaimne tervis, et siis liikumine on selles võtmes oluline, siis saigi nagu nii-öelda esinema kutsutud tema. Gert Kanteri siis. Täpselt, Gert Kanter, jah. Ja siis me võib-olla natukene rääkisime ka, et milline see ettekanne võiks olla, et siis me nagu puudutasime või ütleme, et tõstatasime mõtte, et ta võiks sellest multispordist ka rääkida. Ja nii kui ta oma ettekandeli ära teinud, siis sisuliselt järgmine päev 5 kooli direktorist 2 sain kõne, ütlesid, et kuuled, siuke asi, miks meil ei võiks olla. Siis ütlesingi, et tegelikult see ju mõte oligi. Ja siis saime lisaks 3. kooli ka veel juurde, et Tammistega oli meil täna nagu mure see, et seal võimlat ei olnud. Oligi nagu raske seda nagu nii-öelda tekitada, aga nüüd me lahendame selle võimla mure ära. Et ühesõnaga, lõpuks me soovime ikkagi jällegi sinna jõuda, et kõik 5 kooli osaleksid. No väga äge algatus ja kindlasti ma arvan, et see on väga suureks eeskujuks ka teistele Pärnumaa omavalitsustele. Aga nüüd siis sellest veel ei piisanud on ju sellest spordikeskuse juhtimisest. Mõtlesin, et aga miks mitte katsetada ka abivallevanema kohta? Kuidas sa sinna jõudsid? Jah. Katsetada jah. Mõtlen, kui praegu keegi kuuleb, et katsetab abivallavanema positsiooni siis jah. No see on minu siiras küsimus, sina võid vastata nii, kuidas korrektne on. Tegelikult see oli täielikult selline asjade kokkulangemine, et kui ma spordikeskuse juhina alustasin siis 2024, ütleme seal augusti lõpp, septembri algus, siis oli ju aasta aega valimisteni ja tunnistan, et poliitika on mind alati paelunud, et kui ma mäletan isegi olukorda, et võib-olla sellise teismelisena, et kui sõbrad ja klassikaaslased vaatasid mingeid erinevaid sarju, siis mina vaatasin mingisuguseid poliitikasaateid, et täna meil on esimene stuudio, mäletan, kunagi oli selle saate nimi Foorum, et mind millegi pärast on see teema alati kõnetanud, mind nagu väga-väga on huvitanud. Ja nagu mainisin, et ega valimised olid tulemas, inimesed, kellega ma igapäevaselt töötasin, olid võib-olla siis ühe kindla valimisliidu liikmed ja põhimõtted meil selles suhtes klappisid, et siinkohal peal ma ütlengi, et keegi mind kuidagi ära rääkima ei pidanud. Et eks ma võib-olla natukene otsisin ise seda kontakti ja väga kiiresti saime kokkuleppele ja selles suhtes valimisliidus olevad inimesed mind igati kõnetasid ja sealt oli juba selline väga lihtne samm edasi, et otsustasin kandideerida. Sain piisavalt hääli ja lõpuks, kui oli positsioonide nii-öelda läbirääkimine, siis meie valimisliit leidis, et mina võiksin olla õige inimene just selles valdkonnas nagu nii-öelda rohkem kaasa rääkima ja siin ma täna olen. Et nagu sport ja kultuur siis? Jah, ütleme, et ma kindlasti nüüd rõhutan, et meie raamatukogu direktor ennast kõrvale jäetuna ei tunneks, et see on tegelikult sport, kultuur ja raamatukogud. Ja lisaks on veel ühe nagu blokina on meil multifunktsionaalsete majade nagu nii-öelda eestvedamine, et see põhimõte seisnes ka selles, et meil on täna loodav Tammiste keskus, Are huvikeskus, Sauga Mustmaja ja Suigu seltsimaja. Et kuna seal, ütleme, et just võtame nüüd siis Are huvikeskuse näitena, et seal on väga palju erinevaid asutusi, noortekas, raamatukogu, kultuur, spordikeskus, et nad kõik tegid väga-väga head tööd seal majas, aga võib-olla sellist maja kui tervikpilti ei olnud. Et siis anti ka ülesanne nagu nii-öelda see ühtseks vormiks siduda. Nii et
nendega ka majandan veel lisaks. Et ühesõnaga igal majal tuleb siis ka selline üldine ühine nägu nagu Täpselt. siis lõpuks. No võib-olla jah, ütleme, et niisugune konkreetne näide siin koha peal, et kui sul on noortekal oma ruumid, kultuuril on ju, raamatukogul, spordil, aga on ka sellised ühiskasutatavad alad. Et jah, just ei oleks nagu seda kohta, et igaüks tõmbab oma tekinurgast nagu nii-öelda. Et jah, leiame sellise ühise keele seal. Ma jäin mõtlema, kui sa tõid välja, et sind on poliitika alati huvitanud, siis ma saan aru nagu teeme kooli loengutest, kui sa seal sõna võtad mingitel teemadel, siis ma saan sellest väga hästi aru. Et siis see kuidagi nagu klikib väga hästi see, mis sa praegu välja ütlesid, on ju. Aga see Raimo, keda ma nagu eelnevate intervjuude taustal nagu tean, see mõte nagu päriselt nagu poliitika huviline nagu juba noorest peast. Aga mulle tundub, et see on see ilmne koht, mis nagu näitab, et kui inimesel on mingi siht silme ees, siis kuidagi teod toetavad selleni jõudmist nii-öelda. Jah, küsin kohe siit vastu, et kas ma võtan koolis liiga palju sõna või? Ei, sa liiga palju ei võta sõna, aga sul on oma arvamus ja väga selline nagu poliitikast lähtuv arvamus. Aga mina mõtlesin, et see on sul nagu tulnud, ütleme siis abivallavanema nagu kohustustega seonduvalt, aga tundub, et see on hoopis su natuuris sees ja tänu sellele sa oled abivallavanem, et nii pidi hoopis. Ja ütleme, et selle arvamuse osas, et eks mu lähedased ütlevad ka, et võib-olla tihtilugu mul on seda natuke liiga palju. Et see ei ole alati nagu hea ka, et kindlasti selline nagu nii-öelda aia peal või see inglisekeelne väljend on, et on the fence, et ma ei ole kunagi seal, et mul justkui nagu arvamust ei ole. Et see arvamus ei pruugi alati teiste inimeste vaadetega nagu nii-öelda klappida, aga ma kindlasti ei jää nagu nii-öelda siis siukse nagu nii-öelda kahe vahele. Aga ütleme, et kindlasti ma möönan seda, et võib-olla selles uues ametis, et tihtilugu peab olema nagu nii-öelda poliitkorrektne. Aga eks ma katsun ikkagi nagu seda joont ka nagu hoida, et kui on ikkagi vaja kaasa rääkida, siis ma räägin kaasa sõltumata sellest, kui ebapopulaarsed need mõtted kipuvad võib-olla esialgselt olema. Ma läksin ka selle mõttega oma uute rolli, et poliitilised ametikohad, me teame, ei ole kunagi sellised kindlad, et kui sa soovid mingit kindlust, siis see ei ole sinu jaoks. Aga pigem ma teen nüüd ja praegu midagi ja ma ütleme, et kui üks hetk võib-olla ma selles ametis enam ei ole, siis ma saangi näidata, et näed, aga selle tegin ära. Kui siis ütleme see teine variant, kui et ma lihtsalt tiksun vaikselt 4 aastat paati mitte kõigutades ja siis on justkui see, et ma kellegile nagu varba peale ei astu ja siis ma nagu nii-öelda olen rahulikult oma 4 aastat kuskil ära, et see ei ole kindlasti mu eesmärk, et pigem ma teen midagi ja see võib-olla ei pruugi alguses kohe nagu nii-öelda välja paista, et miks see hea on, aga jah, mul on vähemalt mingi visioon selle koha pealt olemas, et kuhu ma tahan jõuda. Selles mõttes tõid see nii huvitava asja välja, enne kui me selle visiooni juurde jõuame, siis me nagu peatun korra sellel mõttel, et tegelikult neid inimesi, kes ei taha paati kõigutada, tiksuvad 4 aastat ära, et saada järgmise 4 aasta tsükli paati. Neid on jõhkralt palju. Ma ei ole varem selle peale mõelnud, aga kui sa tõid välja selle aspekti, et näed, et sinu eesmärk ei ole seal tiksuda 4 aastat selleks, et luua suhteid nagu järgmiseks 4 aastaks, vaid eesmärk on midagi ära teha, on ju, ja see ei pruugi nagu kõigile meeldida, eks ju. Siis jah, sellised inimesed reeglina lähevad esimesena üle paadi. No midagi teha pole, see lihtsalt on see, kui sa nagu oled liiga jõuline ja julge enda nägemustes, arvamustes ja kui see ei ühti võib-olla kellegi ma ei saa öelda väga tähtsa, aga võib-olla kellegi veel suurema otsustusõigusega inimesega, eks ju. Et siis on see nagu päris keeruline olukord tegelikult, aga see on igal juhul parem variant, kui see lihtsalt kaasa tiksumine. No selles suhtes, et ma nüüd siin kindlasti toon välja, et mu eesmärk kindlasti ei ole võtta seda kui mingit sellist vaheastet, et ma tahan nüüd, ma ei tea, aasta, 2 või 3 pärast nüüd kuhugi mujale nagu nii-öelda edasi hüpata, et loomulikult ma sooviksin selles valdkonnas jätkuvalt tegev olla, kaasa rääkida. Aga jah, ütleme, et see põhimõte, et lihtsalt kuidagi ära olla
mitte kellegile varba peale astudes, et mulle nagu väga-väga meeldib üldse nagu see meie vallase nagu põhimõte või loogika, et või see siis, kuidas meil võib-olla see juhtimine on seal siis nagu nii-öelda või kuidas see toimib, et ma võib-olla ise vanasti nagu mõtlesin, et üks organisatsioon ilmselt toimib kõige paremini niimoodi, et kui sul on võimalikult palju samamoodi mõtlevaid inimesi, tundub iseenesest loogiline, et kõik mõtlevad samamoodi, hästi lihtne on otsustada ja teeme. Ütleme, et loogika, mida ma siis võib-olla siis taipasin või mida nüüd nägin, on see, et ja ka meil on, et selline võib-olla lihtne teema, aga hästi erinevate arvamustega inimesi ja me vaidleme väga emotsionaalselt, tuliselt. Tihtilugu vaatadki, et ei saa juba aru, et kas on elav arutelu või on karjumine juba, aga sealt tulevad head otsused. Ja tihtilugu ongi see, et kui sa nagu suudad mõista, et see ei ole nagu sinu isiku pihta, vaid see on selle teema osas, et ma ainult tervitan seda. Et hiljuti lugesin ühte raamatut ka, et raamatu nimi oli Põhimõtted ja seal oli nagu hästi konkreetselt just see loogika lahti toodud, et oleks võimalikult palju erineva arvamusega inimesi. Et siis sünnivad kõige paremad otsused. Oma olemuselt oled see ikkagi hästi sügav ja sügava tundemaailmaga inimene, nii palju kui ma olen nagu aru saanud, et kui lihtne sul on niimoodi, kui keegi ikkagi mõnda teemat väga elavalt kaitseb enda nägemust, aga mis ei ühti sinu nägemusega, seda mitte isiklikult võtta nii-öelda? Ei, selles suhtes, et mul ei ole selle vastu mitte kunagi, et eks sellised asjad tulevad ka kindlasti vanusega, et ma julgen väita, et teismeeas või ei tea, noores eas üleüldse, et kindlasti ma ei suutnud mingit sellist kriitikat või asja nagu nii sellise, ma ei tea, külma kõhu või selgrooga võtta. Et kindlasti solvusid ja miks nii öeldakse, et aga eks lihtsalt vanusega mingid asjad jooksevad nagu paika ja sa saad nagu natukene rohkem aru ja eks tekib võib-olla seda mingit enesekindlust rohkem juurde ja kui sa ikkagi nagu mingis rollis mingi aeg oled, siis sa saad aru, et see peabki nii olema ja mind kõnetavad alati selles suhtes seda tüüpi inimesed, kes julgevad välja öelda, mitte nüüd sellepärast, et et ma pigem talle nagu ei ütle, sest ta on hästi tähtis inimene, et seal talle ei tohi midagi nagu öelda, et ma ei näe ühtegi nagu selles suhtes head otsust, mis kuskilt niimoodi tuleks, kui kõik noogutavad lihtsalt kaasa, mida võib-olla mingisugune juhtivamal positsioonil inimene ütleb. Nagu sa tõidki välja, et sealt tulevadki kõige paremad otsused, kuna nii palju osapäev on kaasatud lihtsalt. Ja kõik on nii nagu peensusteni lahti vaieldud piltlikult öeldes. Jaa, absoluutselt. Ja ütleme, et võtame nüüd selle kooli teema ka, eks ole. Et nagu sa ütlesid, et me oleme siin kursuse kaaslased, on ju. Eks võib-olla mina oma mingisuguste, kuidas ma siis ütlen, vaadetega olen tihtipeale võib-olla nagu teine äärmus, või et ei ole see nagu nii-öelda siuke mainstream. Aga mulle alati meeldib selles suhtes kuulata, mida inimesed arvavad ja mis on need mõttekohad, et kas või see ütleme, et me toome koolist ühe hea näite, et kus vist öeldi mingi hetk, et mis oleks sotsiaalpoliitilised võtmed, mis nagu elu edasi viiks, on ju. Kõik hakkasid seal kirjutama, et ma ei tea, kodanikupalk ja tasuta lasteaiakohad ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kõik on suurepärased asjad, ma üldse ei vaidle vastu. Kui ma tõstatasin küsimuse, et kus raha tuleb, et me ju kõik tahaksime teha, et ma arvan, et ei ole ühtegi tipp-poliitikut, kes ütleks, et ma ei taha tasuta lasteaiakohti või ma ei taha kodanikupalka või ma ei taha, ma ei tea, õpetajate palka tõsta. Aga alati on see küsimus, et kus see raha tuleb. Ja kui ma võib-olla tõin selle näite, et meil on liiga palju erinevaid toetusi, mingisugused asjad, võib-olla peaks need selle koha pealt läbi vaatama, siis võib-olla ongi see, et jällegi auditooriumis oli korra siuke vaikus, et oot, mis asja nüüd, eks ole. Et ma ei ütle, et toetused peavad olema loomulikult, et ma ütlen alati, et igasugune laste huviharidus või laste mingisugused vaimse tervise programmid, asjad, et neid tuleks toetada nii palju kui võimalik, et lihtsalt andke tuld. Aga võib-olla ütleme, et see süsteem selles võtmes, et keda ja kuidas ja kui palju, et võib-olla need proportsioonid nagu selles mõttes nagu üle vaadata, Jah, no see on see teema, mis juba, olgem ausad, ei tule mitte ainult kohaliku omavalitsuse tasandilt, vaid nagu ikka riigi tasandilt ja võib-olla mulle näib, et Eesti riik ei ole veel piisavalt küps sellisteks otsusteks, et võib-olla me peame natuke laskma endal nagu heaolu ühiskonnana kasvada, et me suudaksime nagu aru saada, kuidas oleks mõistlik neid ressursse siis nii-öelda jaotada. Aga see on kindlasti tee, kuhu nagu jõuda. Ja selleks ongi vaja, et keegi küsib vahepeal neid ebamugavaid küsimusi, sest et mul oli täna just hästi põnev vestlus
ühe naisterahvaga, kes siit samast Huubist, Tiina, tervitan sind, kes tõi välja kellegi mõtte, et eestlastel on meeletu rahulolematuse innovatsioon. Kui ma nüüd õigesti mäletan, see sisu oli põhimõtteliselt see, et me oleme kogu aeg rahulolematud, aga see ongi see, mis edasi viib. See ongi see, mis neid lahendusi aitab luua, sest et kui me oleksime kogu aeg rahul, siis ei tulekski innovatsiooni. Jaa, selles suhtes mõttega ma täiesti ühtin, et ega jah, kui sa oled ju nagu sellise, ütleme, et mingil hetkel on hea, kui seda rahulolu on, sest muidu jällegi läheme sinna vaimse tervise teemadesse, eks ole, et kui sa kogu aeg nagu ärev oled, et issand, et midagi on kogu aeg pahasti, midagi on valesti või kuskil peab nagu jooksma, et lõpuks tekib ka sihukene crash, eks ole. Aga jah, selle põhimõttega ma olen väga-väga nõus. Jällegi, ma võtan meie tänase struktuurist ühe isiku nagu väljendi, mis mulle mingi hetk öeldi, et ma mäletan jällegi nüüd spordikeskuse juhina, kui ma tööle asusin, siis kui ma võib-olla seal kuskil küsisin, et mis mul see ootus on, et kas ma siis teen nagu samamoodi, nagu on tehtud ja siis on justkui nagu rahu majas või ma nagu tõesti nüüd selles suhtes üritan asja nagu edendada ja ma siis nagu natukene võib-olla pean ka paati kõigutama, siis see väljend või vastus, mis mulle sealt öeldi, et kui me teeksime asju samamoodi, nagu me oleme alati teinud, siis me sõidaks veel ikka hobustega. Ja see mõte jäi mulle nagu kuidagi niivõrd hästi mällu ja ma olen natukene nagu seda jälginud täpselt samamoodi, et jah, muutus ei pea olema muutuse pärast, et lihtsalt, et ma ei tea, muudame nüüd midagi. Aga kui on näha, et mingi asi on nagu stagneerunud, siis pigem muudame ja eksime, kui see, et teeme samamoodi ja lihtsalt asi hääbub vaikselt. Kuidas sul endal sportimisega suhe on? Nüüd ma tabasid vist Achilleuse kanda hetkel. Kas ei tea, selles suhtes, et ei tunne, et praegu veel midagi väga hullu oleks. Eks kindlasti selles suhtes, et võiks ju rohkem. Ma üldse ei, selle koha pealt ei saa öelda, et ta oleks täna täpselt seal, kus ta on, aga ma ikkagi nagu jätkuvalt katsun ennast füüsiliselt aktiivsena hoida, kas või selles võtmes, et veel tänase päevani, et minu äratus on hommikul hästi varakult, et kui veel teised pereliikmed magavad, siis ma nagu nii-öelda võimlen ja mul on kodus ka sihukene väike varustus olemas nagu nii-öelda hantlite ja lintide ja asjade näol, et selles suhtes ma ikkagi nagu liigutan ennast aktiivselt, et ja eks ma käin ikkagi korvpalli mängimas ja nüüd meil siin põhimõtteliselt 6 aja pärast on Võidupüha maraton, kus ma olen lubanud poolmaratonis jällegi osa võtta, et eks ma selle jaoks pean ennast ikkagi füüsiliselt aktiivsena hoidma. Väga hea, et sa jõudsid juba selle poolmaratoni või ütleme maratoni juurde. Pidingi küsima, et põhimõtteliselt hakkasid nüüd siis ka endale nagu ise spordiüritusi looma, jah? Tegelikult see oli puhtalt, nüüd kui me sellest Võidupüha maratoni teemast räägime, et ta oli varasemalt nagu nii-öelda Pärnuga koostöös, et Pärnumaa spordiliit vist nagu pigem seda korraldas, et kuna nüüd see aasta, või ütleme tegelikult eelmine aasta öeldi välja, et see on viimane kord, kui Võidupüha maraton toimus, et kõik rohkem ei tehta, siis kui ütleme meie Tori valla selliste spordientusiastidega sai suheldud, siis ma sain aru, et see üritus on ikkagi nagu meie valla inimestele väga-väga oluline. Et ma ise olen ju selles suhtes, ma ei ole nagu elupõline piirkonna inimene, et ma olen 7 aastat tänaseks siin elanud aga ütleme, et saigi kohalikega räägitud, üritus oli oluline ja siis me saime aru, et okei, et me ei saa lasta selle nagu ära kaduda, et võtame siis selle korraldaja rolli ise üle. Ja jällegi, et sai läbi räägitud nii-öelda vallas, selles suhtes nõusolek anti, hakkasime vaatama, et millised osapooli siis nagu kaasata. Pärnumaa spordiliit tuli kaasa, Kahesilla klubi, spordiklubid tulid kaasa, Kaitseliit tuli lõpuks kaasa, et tegelikult need samad inimesed olid täiesti vabalt edasi nõus panustama, võib-olla lihtsalt oli see, et oli vaja seda nagu nii-öelda projekti juhtimise osa, et keegi võtaks üle. Ja meie uus spordikeskuse juht, kes ma näen, et ikkagi väga palehigis seda nagu nii-öelda osa seal juhib ja aitab kaasa, et jah, edaspidi ta peaks ikkagi kui ta jääb Tori valla ürituseks, siis me oleme väga rahul sellega, nii et ja kuna ta on ikkagi nüüd meie valla üritus, siis ma arvan, et mul ei mängiks kuidagi välja, kui ma ütleks, et kuule, sorry, ma ei osale. Et mulle ilmselt vaadatakse väga-väga kõveralt siis sellisel juhul otsa. Mis distantsid teil on? Meil on siis täismaraton, poolmaraton, see on 5 kilomeetrit ja on lastejooksud. Sai just meelega valitud, et võib-olla kes igapäevaselt selline väga sportlik ei ole, et siis võib-olla 10 kilomeetrit äkki oleks pikaks jäänud, siis mõtlesime, et paneme meelega sihukese lühikese 5 kilomeetrit.
ja nüüd ise valmistud siis poolikuks? Ma ei tea, kuidas seda valmistumist nimetada saab, et ma ka Tartus käisin, see oli kusjuures just enne valimisi, jooksin poolmaratoni ja selleks valmistumine oli mul täpselt, ei tea, käisin vist 3 korda õhtul jooksmas. Et ma pean jah siin koha peal kahjuks tunnistama, et mind väga kõnetavad pallimängud, jalgpall, korvpall, võrkpall, noh, ma ei tea, tennis, mis iganes. Ma saan täiesti aru jooksmise vajalikkusest. Absoluutselt kuidagi ei pisenda seda. Lihtsalt mind see asi, noh, see ei ole mu lemmikspordiala selles mõttes, et minu jaoks sport on selline kontakt ja on vastane ja siis sa pead talle kas siis füüsilise kiiruse või siis, ma ei tea, mõistusega kuidagi nagu 1-0 ära tegema. Et jooksmine nagu, noh, ma jällegi nagu naljatades alati ütlen, et see on mu jaoks nagu siukene nagu seina värvimine, et noh, sul on tee ja jookse. Ma tean, et inimesi, kes ütlevad, et issand, et see on nagu täielisti lõõgastuv, et paned seal oma klapid kõrva ja jooksed looduses ja nii edasi. Ma olen kõike seda proovinud, ma olen kõike seda teinud. Ma saan sellest fenomenist aru lihtsalt isiklikult ja see on ilmselt persooni teema, et see ei ole mu lemmikspordiala, jah. Kui vahur ma praegu kuuleksin sinu juttu, et 3 korda enne poolikut läksin jooksma, te võtaks su pea nagu lühemaks. Tead, kusjuures ma vist isegi pean tunnistama, et ma ühel Pärnumaa spordiliidu väljasõidul Vormsile, ma isegi vahurile mainisin seda ja siis ega ta ka vaatas mind võib-olla sellise kaheldava väärtuse ja kurja pilguga, et oot, eks ole, et aga noh, sellepärast ma ka maratoni jooksma ei lähe, et ma tean, et ma seda nagu ära ei teeks, et aga poolmaratoni ma jõuan täitsa edukalt. Tavaliselt on jooksud erinevad ikkagi raha eest ja kas need registreerumised on teil kodulehe kaudu eraldi üritus, kus kohas see käib? Jah, põhimõtteliselt, kui sa täna lähed Tori valla lehele, torivald.ee, seal on täiesti eraldi sektsioon kohe võidupüha maraton ja seal on siis toodud välja ka nagu nii-öelda hinnakiri. Et kui sa täna küsid täpselt sendi pealt, siis ma ütlen ausalt, ma jään ilmselt vastuse korra võlgu, et aga ma ütlen, et need on ikkagi võrreldes tava selliste jooksuvõistlustega, nad on meil ikkagi pigem sellised sümboolsed, et mõte ongi see, et võimalikult palju inimesi kaasata, mitte selle jaoks, et me soovime enda jaoks mingit meeletut kasumit tekitada, et ei, see ei ole selle mõttega. Nüüdsest on siis võidupüha maraton Tori valla territooriumil täielikult, eks ju? Jah, ta nii on, et ja võib-olla see on jooksja jaoks mugavam selles võtmes, et kui varasemalt oli meil ikkagi start Tori kiriku juurest ja ta lõppes Pärnu keskväljakul, me teame, et logistiliselt on hästi ebamugav, et kui ütleme, jooksja tuleb siis Torisse, paneb oma asjad ja auto, ütleme siis sinna või ma ei tea, mis jalgrattaga tuleb, siis kui ta lõpetab Pärnus, siis tal on 43 kilomeetrit vaja kuidagi tagasi sinna saada, et okei, transpordid, asjad seal organiseerida, siis nüüd on ta ikkagi sellises loogilises võtmes, et start ja finiš on samas kohas. Et jah, teeb logistiliseks väga-väga palju mugavamaks. Ja on võimalik näha ilusaid Tori valla kohti, et seal alutades sellest kirikust ja Sindi kärestikust ja et meil on palju ilusaid kohti Tori vallas. Ma peatan ühel teemal veel, mis minu jaoks on hästi inspireeriv. Korra tõid jutust välja, et olete siinkandis 7 aastat elanud, on ju. Minu jaoks on hästi motiveeriv lugu see, miks sa siia jõudsid või miks te perega siia jõudsite. Ole ja jaga teekonda, kuidas te Pärnusse üldse sattusite või Pärnumaale. Tead, see on tegelikult siuke hästi naljakas lugu, et ma olen küll sündinud teisel pool Eestit täiesti Võrus, aga lapsepõlve ma veetsin siis Kehras. Ütleme, et arvestades, et tegemist on Harjumaa piirkonnaga, siis suht loogiline oli, et täiskasvanu elu siis möödus nagu Tallinnas on ju, et me ju kipume minema siis kas Tallinnasse või Tartusse nagu nii-öelda noorte inimestena. Ja selles suhtes oligi, et elu oli siin ilusti sisse seatud, kõik nagu justkui nagu toimis, aga selline täiesti uskumatu lahendus, et mäletan üks aasta vahetuse nii-öelda üritus või pidu, jõudsime siis abikaasaga koju ja siis omavahel hakkasime ikkagi rääkima, et tead see Tallinnasse lapse kasvatamine, et see ikka nagu päris nagu normaalne värk ei ole, et kuidagi nagu ei ole nagu sobiv. Ja kuna tollel hetkel ütleme, töö võimaldas, kuna meil mõlemad selles suhtes toimetasime poolaastal kodukontoris ja sükust nagu nii-öelda väike ettevõtlus tegime, et siis tegelikult meil ei olnud absoluutselt vahet, et kus kohas Eesti piirkonnas me elame. Ja siis mul abikaasa sisuliselt pani KV-sse sisse tingimused, mida me otsime. Ja siis esimene nii-öelda maja, mis välja tuli, oli Pärnu. Ja siis ta vaatas mulle otsa ja küsis, et mis sa Pärnust mõtled? Siis ma ütlesin, et mida, et
sina oled Haapsalust ja noh, ma olen terve elu Tallinnas elanud, et ma ei tea, et mul mingi paar klassivenda võib-olla on Pärnust, et kas sul on seal mingid tuttavaid? Et ei, otseselt ei ole, et noh, et ega vahet pole vaata. Ja siis jah, ega meil siin Tallinnas sõbrad ütlesid küll, et noh, hulluks olete läinud või kes teid seal ootab või mis te sinna üldse lähete. Ja siis jah, kui me kohal ära käisime, vaatasime mingid erinevad majad üle ja noh, kui me ikkagi seda nagu Tammiste piirkonda nägime, kõike seda Männimetsa ja seda sihukest rahu ja idülli, et noh, meil nagu see mõte oligi, et me nagu ei taha kuhugi nagu täitsa nagu selles mõttes nagu maale, et peaks nagu laps muretsema, et kuidas ta hommikul kooli saab või nagu transpordimured, et kõik sellised teenused peaks olema ikkagi garanteeritud ja ideaalis olekski nagu siis nagu nii-öelda suurlinna külje all, kuskil äärelinnas. Ja Tammiste meile kõike seda pakkus ja noh, eks seal oligi see, et läksime abikaasaga maja vaatama, et siis ma vaatasin kaugelt veel, ütlesin talle, et kuule, et teeme nüüd nii, et mina räägin, et ära sa mingit emotsiooni üles näita. Et hinda saaks paremaks. No põhimõtteliselt jah, et aga noh, siis sisse astusime, siis abikaasa ütles kohe, et issand, kui suur terrass, selle me võtame. Ja siis mõtlesin, okei, no selge. Ja siin me täna oleme jah, et tunnistan tõesti, et 7 aastat ja ma ei ole mitte ühtegi päeva kahetsenud, et võib-olla isegi selles võtmes, et nii palju, kui ma täna Tallinnas käin, ma nüüd mõistan oma nende sõprade tuttavate, kes Tallinnas ei ela, et kui nad mulle külla tulid, ütlesid, et issand jumal, missugune liiklus, kohutav, kuidas te siin elate. No, mina võtsin seda alati, mõtlesin, et täiesti uskumatu, et see on mingi vana inimese jutt täiesti. Nüüd jõuad Tallinna piiri peale, mõtled samamoodi, et kes see vabatahtlikult siin elab. Et noh, see on jah, selline, et ma saan aru noore inimesena, sa peadki käima, arusaadav, et noh, kõik see võib olla ööelu ja noh, justkui Eesti mõistes ju suurlinn ja nii edasi, et aga mulle Pärnu meeldib jah. Et see on hästi kihvtid, kuidas te siia jõudsite mu arust, et see on nagu mega suured otsused, eks ju, ja kui võtta niimoodi, et taustsüsteemi üldse nagu pole sellega seotud, eks ju. Kuidas need sõbrad, kes ütlesid algul, et kus te nüüd lähete sinna Pärnusse, et kuidas nemad nüüd on teil külas käinud või kuidas suhted säilinud on? See ongi hästi naljakas tegelikult, et me juba suht mingi sükune, mäletan esimese, 2 aasta jooksul panime nagu tähele, et mingid sõbrad ja noh, sõltumata sellest, et me elasime Tallinnas on ju, et me täna näeme neid rohkem, kui me nägime mõlemad koos Tallinnas elades. Et nüüd on nagu see, et noh, nende jaoks tulla Pärnusse nädalavahetuseks on nagu puhkus on ju, et noh, seda enam, et siin oma maja siin kuskil grillid ja ei tea, mis iganes on ju. Panevadki selles suhtes autole hääled sisse, tulevad nädalavahetuseks Pärnusse, muidu on võib-olla see, et noh, suhtlesid telefonis on ju, aga sa nägid seal võib-olla, ma ei tea, kord 3 kuu jooksul, et noh, mingi üritus, kõigil on elutempod ja nii edasi ja noh, kui sa justkui nagu mõlemad korteris elavad, et siis nagu naljalt kuskile ööbima ei lähe on ju, et aga noh, majas on ikka nagu ruumi võib natuke rohkem ja et siis nagu jah, ütleme, et külalisi käib ikka tunduvalt rohkem ja et see meil alati hea naljakas vaadata, et kui on suvine hooaeg, siis mingid sõbrad, kedest pole vahepeal aasta aega kuulnud, see on see, et tere, kuidas läheb? Küsid, et mullfestivalile tahad tulla või Beach Grandile tahad tulla või et ööbimist otsid. Jah. Aga ma pean siin lihtsalt tunnistama, et kui mina arvasin, et noh, just kui meie oleme hullud sellise ettevõtmisega, et see tundub olevat selline Tammiste Nokia, et seal selliseid Tallinnast tulnud inimesi või peresid, kes on kolinud, on palju. Tõesti palju. Tammiste piirkonnas just ja, nagu. Ja meil on omal tänavalgi ja ütleme, et kellega läbi käime, et selliseid inimesi, kes on jah nagu Tallinnas kodu müünud ja siis kolinud noh, eesmärgiga Pärnusse, aga vaatad, Tammiste on ju siin külje all kohe on ju, et neid on palju jah. Kui sul oleks võluvits, vaata meil ju koolis erinevate esitluste ja loengutes küsitakse, et kui sul oleks võluvits, mida sa teeksid Pärnu maa juures paremaks? Et mis on nagu see, mille puhul sa nagu tunned, et okei, see võiks, noh, et muidu on üldjoontes päris hea, aga noh, seda asja võiks natuke kuidagi nagu parendada, et kas sul tuleb üldse praegu niimoodi puusalt miskit? Pärnu maa mõistes paremaks. Tegelikult ongi nagu see asi, et mulle tõesti, nagu ma ütlen siiralt, et mulle meeldib siin kõik, mulle tõesti meeldib, ütleme, et ühest küljest on see, et kõik vajalikud elutähtsad teenused, ükskõik, mis sul on vaja, sa saad ju siit kätte. Selle vahega, et noh, kui sa siin, ma ei tea, kas või noh, hiljuti näiteks ID-kaart sai läbi nii-öelda, et noh, sa ei pea 4 tundi kuskil järjekorras ootama. Et noh, jällegi lähed sinna kuskile küll sisse ja rahvast nagu on ju, et aga sa saad seal ütleme 15-20 minutiga saad jaole. Kui sa võtad, et
üritusi on meil siin uksest ja aknast, piirkond on vinge, on ju, et noh, ma ütlen siiralt, et kui sa niimoodi küsid, ma ei oska isegi midagi välja tuua, mulle nagu tõesti nagu kõnetab absoluutselt kõik siin, et kogu see piirkond nagu tervikuna, et meil on kohti, kus saab käia nii looduses, samas kui sa otsid siin, noh, võib-olla nooremini otsib siin ööelu, noh, ka see on meil ju olemas täiesti, eks ole. Autoga liikuda saab, teed on korras, samas, noh, ei tea, ummikud, noh, kaua me Pärnu linnas kõige rohkem ummikus oleme, 5 minutit siin võib-olla on ju, et noh, mingid poed ja asjad, kui sul vaja midagi, et noh, jällegi, et meil on ju tegelikult olemas, on ju, et ka mul endal on võib-olla mingi hetke olukord, et kui naine ütleb, et kuule, tahaks nüüd, ma ei tea, mingi, noh, nii-öelda shoppama minna, eks ole, no mingi hetk käime Tallinnas ja siis ma nagu ise käin ära ja siis vaatan, et noh, mul on see mingi üks kotikene seal, kus ma mõtlen, et noh, ma oleks saanud selle Pärnust ka. Et jah, ma siiralt ütlen, et ma ei näe mitte midagi sellist, kus ma mõtlen, et võiks kuidagi nagu hullult paremaks teha. Issand, kui äge mõte. Mul tundub, et see on nagu nii lahe koht, kus kohast ka saade kokku võtta. Nii et aitäh sulle, Raimo, kõrget lendu ja ju siis nendest missioonidest või eesmärkidest siis räägime teinekord ja võib-olla podcasti väliselt. Aga suur tänu kutsumast, Regina.